Täna räägime ühest tõeliselt revolutsioonilisest ideest, mis pärineb neuroteadlaselt Antonio Damasiot ja mis seab kahtluse alla praegu kõik, mida me arvasime teadvat mõistuse kohta. See on lugu sellest, kuidas meie kõige ratsionaalsemad otsused ei sünnigi tegelikult külmas ja karges loogikas. Ei, need on lahutamatult seotud meie keha ja meie tunnetega. Mõtle korraks, see kõlab ju täiesti võimatult, eks? Ja ometigi on just täpselt selline uskumatu sündmus meie tänase loo alguspunktiks. See on küsimus, mis viis lõpuks avastuseni, et see piir, mille me oleme tõmmanud loogika ja tunnete vahele, on palju hägusem, kui me kunagi arvata oskasime. Okei, lähme nüüd ajas tagasi. Meie müsteeriumi esimene peatükk viib meid 19. sajandisse ja tutvustab meile meest nimega Phineas Gage. Tema lugu on nii veider, et sellest on saanud üks neuroteaduse kõige kuulsamaid juhtumeid ja see muutis igaveseks meie arusaamas sellest, kes me tegelikult oleme. See, mis järgnes, on peaaegu nagu ulmefilmist. On aasta 1848 ja üks plahvatus lennukab pikka ja raske metallvarda otse läbi Phineas Gage'i pea. Aga surma asemel juhtub midagi täiesti uskumatut. Mõni minut hiljem on Gage teadvusel, istub ja häigib arstide. Ta paraneb füüsiliselt täielikult, aga midagi on pöördumatult valesti. Ja mis selle vigastuse juures oli täiesti hämmastav, oli selle, peaaegu kirurgiline täpsus. See raudvarras ei hävitanud aju suvaliselt. See läbis peaaegu ideaalselt ühe väga spetsiifilise piirkonna, aju esisagara, mis vastutab meie otsustusvõime ja sotsiaalse käitumise eest. See muutus oli lihtsalt šokeeriv. Enne õnnetust oli Gage vastutustundlik, lugupeetud, hea töömees. Pärast õnnetust, kuigi tema mälu ja intellekt olid täiesti terved, oli temast saanud keegi täiesti teine. Ta ei suutnud enam plaane pidada, muutus impulsiivseks ja sotsiaalselt sobimatuks. Nagu ta sõbrad ütlesid, Gage polnud enam Gage. Keha jäi küll ellu, aga isiksus oli läinud. Aga teate, Gage'i lugu ei olnud lihtsalt mingi veider ajalooline anomaalia. See oli tegelikult esimene vihje ühele palju sügavamale tõele. Ja seda tõde kinnitas aastakümned hiljem Damasio patsient nimega Elliot. Elliot oli põhimõtteliselt meie aja Phineas Gage. Edukas, intelligentne, sotsiaalselt väga võimekas mees. Aga siis pärast operatsiooni, mille käigus eemaldati kasvajad täpselt samas ajupiirkonnast, mis Gage'il viga sai, tema intellekt jäi täiesti puutumatuks, aga kogu ta elu hakkas lihtsalt koos lagunema. Nagu Gage kaotas ka Elliot võimet teha elus häid otsuseid. Ta investeeris täiesti ilmselt kahtlaste skeemidesse ja kaotas kõik oma säästud. Ta tegi oma isiklikus elus järjest katastroofilisi valikuid, mis viisid abielu lahutusteni. Ja ometigi, kui teda testiti, näitasid tulemused, et ta oli endiselt ülimalt intelligentne. Tema loogika, mälu, faktiteadmised, kõik oli laitmatu. Ta suutis labori tingimustes lahendada isegi kõige keerulisemaid eetilisi dilemmasid. Mitte ükski standardne psühholoogiline test ei suutnud tema probleemi tuvastada. See oli täielik mõistus. Ja see ongi see $1 miljoni küsimus, eks? Kuidas saab keegi, kellel on olemas kõik mõtlemiseks vajalikud tööriistad, teha elus nii süstemaatiliselt halbu otsuseid? Mis oli see nähtamatu koostisosa, mis oli kaduma läinud? Ja siin hakkabki see saladus lahti hargnema. Tuli välja, et vastus ei peitunud mitte loogikas, vaid milleski palju ürgsemas, keha ja aju vahelises ühenduses. Nii Gage'i kui ka Ellioti puhul oli kahjustada saanud just see ajuosa, mis seob meie mõtlemise meie tunnetega. See oli Damasioks see heureka hetk. Ta taipas, et emotsioonide kadumine polnud lihtsalt mingi kõrvalmõju. See oligi probleemi tuum. Just tunnete puudumine oli see, mis muutis nende muidu briljantse mõistuse vigaseks. See oli täiesti radikaalne idee, mis lükkas ümber sajandite vanuse uskumuse, et emotsioonid on ratsionaalse mõtlemise vainlased. Ja selle uue arusaama põhjal töötas Damasio välja teooria, mida me tunneme somaatiliste markerite hüpoteesina. See on põhimõtteliselt teaduslik seletus sellele, kuidas meie kõhutunne tegelikult töötab. Selle hüpoteesi tuum on tegelikult üsna lihtne. Emotsioonid on mõistuse jaoks hädavajalikud. Need ei ole mingi müra, mis segab selget mõtlemist. Vastupidi, need on andmed, kiire füüsiline signaal kehast, mis aitab meil otsuseid õiges suunas lükata. Aga kuidas see siis samm-sammult toimib? Kujuta ette, et sa kaalud mingid riskantsed investeeringud. Sinu aju mängib läbi võimalikke tulemusi ja su keha reageerib. See ongi see somaatiline marker. Mõte raha kaotamisest tekitab ebameeldiva tunde kõhus.
see on nagu sisemine häirekell, mis karjub stopp, halb idee. See ei tee otsust sinu eest, aga see aitab kiirelt välja praakida kõige hullemad valikud, et sinu loogiline mõistus saaks keskenduda ainult parimatele. Ja see juhtub 2 erineval viisil. Esimene on keharinglus. See on otsetee. Aju saadab signaali kehale, süda hakkab peksma ja aju loeb seda reaktsiooni. Aga kogemustega õpib ajuloomal otseteed. See on justkui ringlus, kus aju lihtsalt simuleerib seda kehalist reaktsiooni ilma keha tegelikult aktiveerimata. See on palju kiirem ja võimaldab meil teha otsuseid murdusa sekundiga, tuginedes oma varasematele kogemustele. Ja kogu see teadus viib meid tagasi filosoofia juurde. See viib meid ühe lääne mõttemaailma kõige mõjukama idee ja selle autori René Descartesi ja tema suure eksituse juurde. Ma mõtlen, järelikult olen. Me kõik oleme seda kuulsat lauset kuulnud. Ja see kätkeb endas ideed, et mõtlemine, see puhas ja selge mõistus on meie eksistentsi alus. See eraldab mõtleva mina, vaimu, täielikult meie füüsilisest kehast. Ja just siin, ütleb Damasio, ongi Descartese viga. See on see kuristik, see sügav lõhe keha ja vaimu vahel. Damasio töö näitab meile, et see eraldus on tegelikult illusioon. Mõistus ei saa eksisteerida ilma kehata. Kokkuvõttes on põhiidee see, meie inimlik mõistus ei ole mingi külm arvuti. See on sügavalt, lahutamatult juurdunud meie kehasse, meie bioloogiasse ja meie tunnetesse. Phineas Gage'i ja Elioti traagilised lood näitavad, mis juhtub, kui see ühendus katkeb. Mõistus võib küll alles jääda, aga tarkus kaob ära. Okei, aga mida me siis sellest kõigest enda jaoks kaasa peaksime võtma? Esiteks, usalda oma kohutunnet. See ei ole maagia, see on sinu keha viis andmeid töödelda. Teiseks, parimad otsused sünnivad siis, kui loogika ja emotsioonid teevad koostööd, mitte ei võitle teineteisega. Ja lõpuks, me oleme terviklikud olendid. Me ei mõtle ainult oma peaga, vaid kogu oma kehaga. Ja see jätab meid ühe viimase mõttega. Descartesi eksitus pole lihtsalt mingi akadeemiline vaidlus. See puudutab seda, kuidas me iga päev oma elu elame ja oma otsuseid teeme. Niisiis, küsimus jääb õhku. Kui sina pead järgmise kord tegema raske valiku, siis kumba sa kuulad?